aprilli eesmärgi vlog siis tuli natukene hiljem välja, kui te kuulete, olen ma haige. Täna ma enam-vähem saan juba valjemalt rääkida, näost panen välja ka nagu haige. Ja selle tõttu siis natukene hilines ta seekord. Mis ma võin öelda aprilli kohta? Aprill oli mul hästi selline huvitav kuu, kus ma isegi imestan, et ma üldse jõudsin mingisuguste eesmärkidega tegeleda, teades seda, et mul oli bipolaarne häire, ehk siis see depressiivne episood ja päris normaalselt ikka paugutas. Aga mõned asjad ma ikkagi suutsin ära teha. Ehk siis video tuleb küll lühike, aga samas te näete, kui õnnelik ma seal olen. Ja ma loodan, et teile meeldib. Nii et eesmärgid ma ikkagi sain teatud ära täidetud. Ja head vaatamist teile. Aprillikuu esimene eesmärk sai täidetud ja see on tätokas. Kuna mul tegelikult plaanis on siin on veel tint. Kuna mul tegelikult plaanis on terve käsi ära tätoveerida, terve vasak käsi siis. Aga nüüd mind häirib see, kuna see tätokas on juba 4 aastat vana, siis ma pean midagi mõtlema selle tätokaga, et kuidagi panna ta kõlama selle uue tätokaga. Nii et tuhhi läheb räigelt. Ma siin pean valima, kas tätokas või Lego. Raske valik tuleb. Et jah, see on siis esimene eesmärk sel kuul. Neid eesmärke tuleb natukene rohkem see kuu kui eelmistel kuudel. Käisin just täitmas oma 2. kuu eesmärki ja see on mu armsa Egle juures depilatsioon. Issand, nii tore oli teda näha. Mul oli päris pikk vahe sees. Ma ei olnud üle aasta tema juures käinud ja nüüd ma siis käisin, võtsin ennast kokku ja läksin ja see on nii tore. Ma filmin seda küll nüüd tagantjärgi, sest et ma avastasin, et mul ei olnud 3. ja 4. eesmärgi videosid nagu tehtud. 3. eesmärk oli lõppude lõpuks kulmud korda teha. Ma lasin need lamineerida ja ära värvida ja siis kitkuda. Kuigi tegelikult on mul 5 aastat vana ja 5 aastat tagasi ma käisin kulme tätoveerimas. Et muidu nagu on okei, kuju on jumala hea, sest et kõik eelnevad vlogid, mis mul olid kulmud hooldamata. See on küll vastik ja nõme, aga niimoodi on ka üks depressioonis inimesega, et ta tihtipeale ei jälgi enda järgi või ei hoolitse. Õigemini ei hoolitse enda eest. Ja siis niimoodi oli. 4. eesmärk oli ninaneit. Nagu te näete. Mul oli ninaneit 6 aastat tagasi, aga sellega juhtus üks apsakas. Ma käisin Egle juures, Egle tegi mulle näopuhastust ja siis kuidagi läks teda korpidi ja kui ma koju jõudsin, siis auk oli juba kinni kasvanud. Ehk siis ma ei saanud nagu enam juba neiti tagasi panna. Ja kuna ma tahtsin ja lubasin endale ka pikemat aega, ehk siis juba aasta algusest, et ma premeerin ennast ninaneidiga, siis lõpuks ta ongi siin. Selles suhtes mulle jääda kindlasti nagu sellisena täpina. Ma tahan rõngast, aga rõngast ma saan nüüd alles kohe on varsti kuu juba möödas. Ehk siis ma saan juba 5 kuu pärast endale rõnga panna.
et pigem aprilli eesmärgid olid mõeldud sellega, et hoolitseda enda eest, hoolt kanda. Mis veel oli? Loomulikult ma ka ei filminud seda, kuidas ma massaažis käisin. Massaažis ma käisin ka ja kuna mul on tegelikult eesmärgis iga kuu käia massaažis, kuna mul seljalihased tööga seoses hästi valutavad ja neid oleks vaja ja hea oleks neid masseerimas käia. Nii et selle asemel ma siis, et mitte käia jõusaalis, ma valisin praegu hetkel siis käia iga kuu massaažis. Nii et see oli nagu 5. eesmärk sellest kõigest. Ja jah, edasi olid siuksed kodused toimetused ja kuidagi niimoodi tuli välja, et mul oli kokku 3 Lego kuu jooksul. Üks kingiti mulle sünnipäevaks, teise ma ostsin ise ja 3. oli sünnipäevaks kingitud kinkekaartide peale ostetud siis Lego. Nii et nüüd on paar kuud vaikust Legodega, sest et veits on vaja raha ikkagi hoida, koduseid asju on vaja teha ja mul on vaja vannitoas kraan välja vahetada koos, kuidas seda nimetada, segisti. Vist on jah, segisti, on ikka 9. kraan. Ja mul on vaja see pesu, see tünn või mis iganes see, kuhu vesi kallab või läheb, seda on vaja. Nii et selle tõttu siis jäävad Legod ära. Vot. Aga ma võin natukene rääkida sellest, mis ootab maikuus. Maikuus on rohkem siis pühendatud kodu eesmärkidele. Ehk siis ma tahan midagi kodus teha. Kuna mul on kodus tegelikult räigelt palju mida teha. Tegelikult mul on terve vaja korter ära remontida. Aga kuna ma olen üksinda ja ma ise nagu toidan ennast ja siis on mul veidikene nagu raskem sellega toime tulla, et tahaks seda 3., 4. ja 5. Aga ma lõppude lõpuks pean ikkagi mingisuguseid neid valikuid enda elus tegema. Aprillikuu eesmärkidest ma räägin veel, et kui te nägite, siis viisin ka koera groomingusse. Koeraga ma käin 3 korda aastas groomingus. Grooming. Ühesõnaga koeraspaas, mina nimetan seda koeraspaas või siis tegelikult ka see koht, kuhu ma viin oma vana rabala koera ära ja siis mulle antakse uus ilus koer. Ja me käime 3 korda aastas ja nüüd enne suve me siis tegime korda ja suve keskel ma lähen taga uuesti ja siis alles sügisel. Ja talvel me siis ei käi, ta on siis karvane see mammi. Kõnnib siis tipatab oma pika karvaga. Ja ma käisin jooksmas. Ma ei mäleta, kuna ma viimati käisin jooksmas, äkki võib-olla 2 aastat tagasi ma proovisin jooksmas käia. Aga kuna ma nüüd jäin haigeks, see jooksmine on kahjuks sinna põike. Ma ei tea, mis needus see siuke on, aga siis, kui mina kavatsen nagu spordiga tegelema hakata, siis ma jään alati haigeks. No alati lihtsalt jään haigeks. Ma ei tea, mis värk see on. Võib-olla keegi oskab mulle öelda, miks see nii on. Äkki mul on immuunsus liiga madal. Ma ei tea, ma ei oska öelda. Aga pidevalt, kui ma hakkan tõsiselt tegelema spordiga, siis ma jään haigeks. Ja ma jään ikka korralikult haigeks. Nii et jah, vot sellised olidki toredad aprillikuu eesmärgid. Ülilühikesed. Mu juttu oli praegu rohkem. Kuna ma ka alguses juba hoiatasin ette ära, kuna mul oli vaimselt hästi raske kuu. Mul oli vaja bipolaarsusega võidelda, samal ajal oli mul vaja alkoholismiga võidelda. Ma selle sõltuvusega ja siis tuligi nagu miskipärast hästi vähe materjali just eesmärkide jaoks.
teiste videode jaoks näiteks nagu alkoholivaba aeg, seal tuli küll. Aga lihtsalt spoileriks ütlen seda, et ma olen tarbinud alkoholi. Ma ei näe sellest mitte midagi halba, seda vahetarbimist on ülimalt vähe olnud võrreldes eelmiste teiste kuudega. Nii et ma olen ikkagi enda üle uhke. Ma proovin ikkagi välja lasta selle alkoholivaba vlogi mingi lähiajal. Ma arvan, et see kuu ikkagi. Ja siis te saate seal näha ja kaasa tunda mulle, kui rõvedad lonkad mul olid. Ja, aga selleks eesmärgi aprilli vabaks on kõik ja ma ei tea, vaatame, mis järgmine kuu eesmärkidest saab. Vast midagi ikka saab. Aga näeme juba järgmises vlogis. Nii et püsige lainel. Aine.